Selles videos õpid koostama rahavoo, kasumi ja bilansi prognoose ning hindama tegevuse alustamiseks vajaliku investeeringu suurust. Finantsprognoosideni jõudes peaksid kõik ettevõtte orienteeruvad tulud ja kulud olema teada. Kõik numbrid on siiski vaatamata konservatiivsuse printsiibile suure tõenäosusega liiga optimistlikud. Kuid see on parim, mis sul on ja tasub uurida, kas tehtud hinnangute põhjal tasub riski võtta. Esmalt uurime, kui palju ettevõtte käivitamiseks vaba raha vaja on ning seejärel arvutame, kui suured saavad olema kasumid. Rahavoo prognoos näitab, kas ettevõte suudab tasuda arved ning maksta palgad ja maksud. Enne kui klientidelt hakkab raha sisse tulema, on igal juhul vaja teha hulk kulusid. Seega pole lootustki, et saad tühjade taskutega alustada. Isegi siis, kui alustad ettevõtlusega palgatöö kõrvalt, oma kodus, oma vahenditega ning ei vaja ei toorainet ega materjale, tuleb ikkagi kulutada turundusele, et kliendid sinu tootest või teenusest teada saaksid. Soovitan esimeseks 12 kuuks teha rahavoogude prognoos kuude lõikes või isegi nädalate lõikes, kui suudad nii täpselt tegevusi prognoosida. Uurime rahavoogude prognoosi struktuuri. Q1 on esimene kuu alates päevast, mil teed firma kontolt esimese väljamakse. Oletan, et pangakontot avades kandsid sellele osa kapitali suuruse summa, mida tähistab A1. Rahavoos loetakse sissetulekuteks mis tahes summasid, mis ettevõtte arvele laekuvad. Selleks võib olla saadud laen, kuid võib juhtuda, et jõuad juba esimesel kuul ka mõnelt kliendilt ettemaksu saada. Kõige usutavam on siiski, et esimesel kuul raha sisse ei tule ja B1 võrdub 0. Väljaminekuid kirja pannes arvesta, et rahavood kajastavad raha tegelikku liikumist, mitte kulu tekkimist. See tähendab, et kui näiteks naabripoiss tegi sinu ettevõttes esimesel kuul tööd, aga palka maksad talle teise kuu alguses, siis on tegemist teise kuu väljaminekuga. Palgaga seotud maksud tuleb tasuda palga väljamaksmisele järgneval kuul, ehk antud juhul 3. kuul. Jäta tabelisse väljaminekute alla nii palju ridu, kui palju erinevaid väljaminekute liike planeerisid. Ka sissetulekud võid eraldi ridadele panna. Näiteks võid panna laenu laekumine ja laekumine klientidelt eraldi ridadele. Kui kõik esimese kuu väljaminekud on kirjas, liida need kokku ja saad tulemuse, mida tabelis tähistab X1. Seejärel arvuta perioodi saldo Y1. Ehk lahuta selle perioodi sissetulekutest selle perioodi väljaminekud, jättes osakapitali sissemakse ehk algsaldo summasse lisamata. Y1 võib tulla nii positiivne kui negatiivne, sõltuvalt sellest, kas antud perioodil tuli raha rohkem sisse või läks välja. Kuna tõenäoliselt oli algsaldo 0-st suurem, võisid osa väljaminekuid katta ka sellega. Lõpuks arvuta, kui palju on selle perioodi lõpus pangakontol raha. Selleks liida perioodi saldole Y1 juurde perioodi algul kontol olnud summa A1. Tulemuseks on A2, mis on ühtlasi järgmise perioodi algul kontol olev summa. Jätka sellist tegevust kõigi 12 kuu jaoks. Aasta kokkuvõtteveerg täida analoogselt. Nüüd on aeg oma prognoosidele kriitiline pilk peale visata. Pane tähele, et mitte ühelgi perioodil ei tohi rahaperioodi lõpus ega rahaperioodi algul olla negatiivne. Negatiivne number esimesel ja viimasel real annab märku, et tegelikult saab raha enne otsa, kui väljaminekute all loetletud arved tasuda jõuad. Kui nii siiski juhtub, pead sissetulekuid suurendama
või eelmistes peatükkides planeeritud väljaminekuid kriitiliselt üle vaatama. Võimalik, et ei saagi alustada ilma, et kuskilt raha juurde hangiksid. Kuidas seda teha, vaatame natuke hiljem. Hetkel on mõistlik teha sissetulekute juurde veel üks rida nimetusega lisaraha vajadus ja märkida sinna nii suur summa, et negatiivne number viimasel ja esimesel real muutuks positiivseks. Teeme selle läbi ka numbritega. Oletan, et esimesel aastal maksan ise sisse 2500 eurot ja eeldan, et investor investeerib ettevõttesse 400 000 eurot. Esimesel kuul keegi oste ei tee. Teise kuu käibeks prognoosin 27 000 eurot. Konservatiivsuse printsiibist lähtudes oletan, et see summa järgmistel kuudel ei muutu, välja arvatud väike kasv detsembris. Oletan, et teise aasta sissetulek on 300 000 eurot. Vaatame nüüd väljaminekuid. Põhivarasse planeerin 63 500 eurot ja põhivara kasutuseaks 4 aastat, mis tähendab kulumi määra 25%. Käibevara kuluks arvestan esimesel aastal 18 000 eurot, turunduskuludeks enne avamist ja esimesel avamisjärgsel nädalal planeerin 23 000 eurot, edasisteks turunduskuludeks 3 000 eurot kuus. Üüri arvutan ruumi ruutmeetrite ja kinnisvara pakkumiste põhjal ja selleks kujuneb 4200 eurot kuus. Elektri- ja küttekuluks planeerin 900 eurot kuus. Muud asukohaga seotud kulud on keskmiselt 500 eurot kuus. Domeeni ja serveri tasuks planeerin väga orienteeruvalt 1000 eurot kuus. Kuna töötajatega sõlmin optsioonilepingu, siis 3 esimest aastat on personalikulu 10 000 eurot kuus, millest maksan töötajatele ligikaudu 5700 eurot ja järgmisel kuul maksudeks 4300 eurot. Pärast 3. aastat hakkan maksma töötasudeks 80 000 eurot kuus. Lisaks planeerin reserveerida motivatsiooniüritusteks 1000 eurot kuus. Nagu näed, on ettevõttel esimese aasta lõpus pangakontol raha üle 130 000 euro. Ja kuigi teise aasta esimese kuu perioodi saldo tuli negatiivne, on lõppsaldo siiski positiivne ja ettevõtte arvete maksmisega hätta ei jää. Kui rahavoogude alumisel real on vaid positiivsed numbrid, võid hakata kasumit prognoosima. Minu rahavood näitavad, et esimese aasta lõpus on ettevõtte pangakontol päris suur summa. Aga see ei ütle mitte midagi äri edukuse kohta. Ainus asi, mida see näitab, on see, et ma suudan arved, palgad ja maksud ära maksta. Kasumiprognooside tegemiseks peab veidike ka raamatupidamist tundma, aga mitte palju. Meeles tuleb pidada vaid 4 asja. Esimene, sissetulek ei ole alati sama, mis käive. Käive tekib siis, kui klient ostab, sõltumata sellest, millal ta maksab. Rahavoos läheb vastav summaga arvesse just siis, kui ta maksab, ehk kui raha jõuab ettevõtte kontole. Teine, väljaminekuid arvestatakse kasumiprognoosis kuluna siis, kui kohustus maksta tekib, sõltumata sellest, millal tegelikult makstakse. Näiteks kui jaanuaris kulutati elektrit, siis tekkis kohustus selle eest maksta jaanuari viimasel päeval. Seega on jaanuari eest saadud elektriarve kasumiprognoosis jaanuari kulu, rahavoo prognoosis aga veebruari väljaminek, kuna arve tasutakse veebruaris. Kolmas. Kaup ning tooraine materjalid ja komponendid, millest toode valmistatakse, on kasumiprognoosides selle kuu kulu, millal klient kauba või toote ära ostab. Näiteks kui müüd muffineid
ja ostad nende valmistamiseks jahu, suhkrut ja teisi aineid, siis nende eest tasutud arve kajastub küll rahavoo prognoosis, aga mitte kasumi prognoosis. Kasumi prognoosis läheb see kuluna arvesse siis, kui ostja muffinid ära ostab. Ka siis läheb kuludesse vaid nende muffinite valmistamise materjal, mida klient ostis. Need, mis müümata jäid, kajastuvad hoopis bilansis reaalvarud. 4. Põhivara ostes kannad nende eest makstud summad küll väljaminekuna rahavoo prognoosidesse, kuid mitte kasumi prognoosidesse. Kulude arvestusse läheb see kulumina. Põhivara on ettevõttes aasta lõpus ju veel alles. Klient ei ole seda ära ostnud ja see ei ole ka muul moel kulunud. Küll aga pead sa teatud aastate pärast põhivara välja vahetama, kuna see on kas füüsiliselt või moraalselt vananenud. Seetõttu piltlikult öeldes kulub sellest mingi osa igal aastal nagu ära. Oletame, et ostsid muffinite tegemiseks ahju, mis maksis 1000 eurot. Sa hindad, et pead selle 5 aasta pärast välja vahetama. Sellega sa otsustad, et igal aastal kulub ahjust ära 1/5. Selle osa nimi on kulum ja see kantakse kasumi prognoosides kuluks. Antud näite korral on kulum 1000 jagatud 5-ga ehk 200 eurot. Mingit väljaminekut sellega hiljem ei kaasne, sest 1000 eurot on juba makstud. Kulum ei teegi midagi muud, kui lükkab suure ostu tõttu tekkinud kasumi vähenemise edasi. Et asi oleks selgem, vaatame seda ahju näidet 2 erineval juhul. Mõlemad variandid on lubatud. Oletame, et muffinite ettevõte teenib igal aastal 500 eurot kasumit. Vaatame kõigepealt, milline oleks olnud 5 aasta kasum juhul, kui oleksid ahju kohe kulusse kandnud. Esimesel aastal oleks olnud 500 euro suurune kahjum ja omanikud poleks saanud dividende võtta. Teise aasta kasum oleks olnud 500 eurot ja 2 esimese aasta kasum kokku 0, mis taas ei luba dividende võtta. 3., 4. ja 5. aasta kasum oleks kokku 1500 eurot. Alates 3. aastast saaksid omanikud võtta dividende. 5 aasta kasum kokku 1500 eurot. Vaatame nüüd, milline oleks olukord siis, kui ahju kuludesse ei kanta ja arvestatakse kulumit. Sellisel juhul seisab ahju ostuhind bilansis reaalpõhivara ja see väheneks igal aastal kulumi võrra. Esimesel aastal oleks siis kasum 300 eurot ja omanikud saaksid võtta dividende. Teise aasta kasum oleks samuti 300 eurot ja 2 esimese aasta kasum kokku 600 eurot. 3., 4. ja 5. aasta kasum oleks 3 korda 300 eurot ehk kokku 900 eurot. 5 aasta kasum kokku jälle 1500 eurot. Summaarselt ei muuda kulumi arvutamine midagi. Kuna ka inflatsiooni tõttu raha väärtus langeb, saavad omanikud teise variandi korral dividendide eest rohkem hüvesid. Vaatame nüüd kasumi prognoose. Kasumi prognoosides lahutad esmalt käibest selle kauba, tooraine, materjalide ja komponentide kulu, mille kliendid on ära ostnud. Tulemuseks on brutokasum. Brutokasumist lahutad maha kõik ülejäänud kulud ja tulemuseks on ärikasum. Puhaskasumi saamiseks lahutad ärikasumist maha ka finantskulud, näiteks pangalaenu intressid. Teeme selle jälle numbritega läbi, kasutades samu andmeid, mida kasutasime rahavoo prognoose tehes. Oletame, et kliendid maksavad ostmise hetkel, siis käibe arvutamisel makseajaga arvestama ei pea. Lihtsuse mõttes oletame, et me tegeleme internetiteenuse pakkumisega ja füüsilist kaupa ei müü.
siis on kauba, tooraine, materjalide ja komponentide kulu ehk lühidalt otsekulu 0 ning brutokasum sama suur kui käive. Enamus kulusid jätan samaks, kuid domeeni ja serveri kulu suurendan vastavalt kasutajate arvu ja käibe suurenemisele. Töötajatele hakkan alates 4. aastast maksma 80 000 eurot kuus ehk 960 000 eurot aastas. Põhivara kulumimääraks on 25%, mistõttu kulum on ligikaudu 16 000 eurot aastas. 4. aasta lõpus ostan uue põhivara ja hakkan jälle kulumit arvestama. Ettevõte laenu võtta ei kavatse, mistõttu finantskulud on 0. Investorid tahavad kindlasti näha ka bilansiprognoose. Põhjus on selles, et nad ei taha igaveseks sinu ettevõttesse osanikuks jääda. Nad tahavad millalgi, näiteks 5 aasta pärast, oma osaluse väga suure kasumiga maha müüa. Ettevõtte väärtust saab arvutada bilansi põhjal. Kui rahavoo ja kasumi prognoosid näitavad toiminguid mingil perioodil, siis bilanss näitab firma varade väärtust mingil kindlal hetkel. Tavaliselt on selleks hetkeks aasta viimane minut. Bilanss koosneb 2 arvuliselt võrdsest poolest. Bilansi varade poolel on kirjas ettevõtte mitmesuguste varade väärtus aasta lõpu seisuga. Teise poole nimi on kohustused ja omakapital. Varad jagatakse käibevaraks ja põhivaraks. Käibevara on raha, ostjate tasumata arved ja varud. Põhivara alla kuuluvad maa ja kõik need varad, millelt arvutatakse kulumit. Kohustused on laenud, aga ka detsembri palgad, kuna see on veel välja maksmata. Siin on ka arved, mille maksmise kohustus on küll tekkinud, aga makse tähtaeg jaanuaris. Seega on täiesti loomulik, et ettevõtete aastalõpu bilanssides on päris palju kohustusi. Omakapital, mis koosneb osakapitalist ja dividendideks jaotamata kasumist, muutub väiksemaks kohe, kui makstakse dividende. Dividendide väljamakse korral vähenevad ka varad, kuna ettevõtte arvel olev raha väheneb. Pea meeles, et igal ajahetkel varad ja kohustused ja omakapital on võrdsed, mis tähendab, et bilanss on tasakaalus. Vaatame eelneva numbrilise näite varal tekkinud bilanssi 5. tegevusaasta lõpus. Raha jääki 5. aasta lõpul näed rahavoo prognoosist. Jaotamata kasumid kasumiaruandest liites 5 aasta kasumid kokku. Põhivara on 5. aasta lõpuks täiesti amortiseerunud. Maksmata on detsembri palgad ja maksud. Osakapital koosneb asutamisel sisse makstud osakapitalist ja investori sisse makstud 400 000 eurost. Kuna investor sai oma raha eest vaid väikese osa osakapitalist, siis tegelikult peaks osa sellest olema reaalülekurss. Kuna kasumit ei ole ülaltoodud prognooside põhjal dividendideks jagatud, siis võib väga ligikaudselt pakkuda ettevõtte väärtuseks 5. aasta lõpul üle 100 miljoni euro. Kuid oletatav investor arvutab teisiti. Järgmises videos tutvustan 2 arvutust, mida investori kaasamise korral oleks kasulik teada. Selles videos õppisid koostama rahavoo, kasumi ja bilansi prognoose. Said ka teada, kuidas hinnata puudujäävat rahasummat. Järgmises videos õpime äriplaani hindama investori silmade läbi ja teeme tasuvusarvutused. Kohtumiseni järgmises videos.